kes te olete siia kogunenud. Kell on nüüd 1 läbi. Ma räägin, ma olen kõigepealt Peeter, õpilasesinduse nõunik ning kes ei tea, kust on tulnud, siis see on Viimsi gümnaasiumi esimene õpilasesinduse presidendi debatt. Aga siis ma pikema jututa, siis ma kutsuksin lavale kandidaadid. G1, siis astme õpilane Viktoria Jefimova. Samuti G1 astme õpilane Karita Loim. Ning G2 astme õpilane Heidi Lääts. Nemad on siis tänased kandidaadid ja tulemused arvatavasti, kes siis saab presidendiks, kuulutan välja esmaspäeval. Ma annaksin siis sõna edasi Viktoriale. Tere, armsad kuulajad! Nimi on Viktoria Jefimova ja ma olen G1 klassi õpilane. Ma olen olnud õpilasesinduse liige juba 3 aastat ja eelmise aasta veetsin ma vahetusõpilasena Ecuadoris. Kuid enne seda korraldasin ma 8. klassis gümnaasiumi maskipalli, olles sponsorjuht ja 9. klassis korraldasin ma gümnaasiumipalli peakorraldaja rollis. Ma näen, et õe roll on suur... Kas siin ees seista ja rääkida kogu koolipärele, mis on selle aasta kavatsused, kas see oli raske või pigem selline, mida kodus juba harjutasid? Ma arvan, et see oli kindlasti alguses keeruline, aga mida rohkem ma hakkasin rääkima, seda vabamaks ma läksin. Ja kuna mul on varem ka avaliku esinemisega kogemusi olnud, siis tegelikult see ei olnud midagi nii hullu. Ma arvan, et iga õpilane peaks tundma seda, et tema arvamus loeb, et tema arvamust võetakse kuulda ja et tema konstruktiivne kriitika loeb. Kas sinu jaoks on hirmutav, et kogu koolipere saab valida, kes saab õpilasesinduse presidendiks? Muidugi on, täiega poliitiku tunnen. Aga ma arvan, et see on väga hea viis kaasata kooliperet suurtesse otsustesse. Ja ma kutsun sabale Karita Loim. Tere! Mina olen G1 õpilane ja selle aasta presidendikandidaat Karita Loim. Paar sõna siis minust. Vabal ajal tegelen tantsimise, laulmise ja näitlemisega, kuid olen ka selle maja siis kooris, gümnaasiumikooris ja ka õpilasesinduses. Kuid öelda on niisama, et kes palju jõuab, sellist jõuabki lihtsalt kõike teha. Kes palju teeb, see palju jõuab, nagu alati öeldakse. Kuidas tunnen? Täitsa hea, närv läks maha ja kui juba sinna ette sain kõne pidama minna, siis läks ka nagu kindlustunne tekkis. Kas kõik tuli välja nii, nagu sa oled harjutanud siiamaani? Isegi paremini ütleks. Seega enesekindel hoiak? Jaa, kindlasti. Kuivõrd raskeks teeb asjad see sinu jaoks, et koolipere ise saab valida õpilasesinduse presidendi? Ma arvan, et ta isegi on parem, sellepärast et õpilased saavad oma arvamust välja öelda ning ma arvan, et tänu sellele tulebki õpilasesindus ehk siis õpilaste esindaja ehk siis president. Selge, aitäh! Ja palun lavale viimase kandidaadi Heidi Lääts. Mina olen Heidi Lääts, ma olen selle aastane ainuke G2 esindaja siin presidendi debatil. Õpilasesindus on olnud osa minu elust juba 7 aastat. See on päris pikk aeg, aga ma ei ole sellest väsinud. Mul on ikka veel motivatsiooni ja ma tahaks viia selle nüüd järgmisele tasemele siis presidendi rolli näol. Oled nii-öelda maha rahunenud ja nüüd on lihtsam olla ja lihtsalt ootad neid vastuseid? Jaa, aga pigem on ikka veel see adrenaliin on sees. Kuidas on tunne, et sinust võib saada see inimene, kes hakkab meie koolipere esindama? Väga hea. Mul on üldse au, et mind valiti kandidaadiks ja kui ma päriselt saaksin, siis see oleks väga-väga hea ja see oleks üks väga suur saavutus minu jaoks. Kas see raskendab asjaolu, et kogu koolipere saab valida, kes saab õpilasesinduse presidendiks? Ei,
ma arvan, et see on väga õige, et ma arvan, et see on, seda pole varem olnud ja see on nii hea, et selline muutus nüüd toodi, et koolipere ise saab valida, sest siis on igaühel hääl ja nad tunnevad ka, et nad on osa sellest. Ja siis tuleb ka õige president, kui on õpilaste valitud. Selge, aitäh! Mis roll on teie arvates õpilase esinduse presidendil õpilaste jaoks? Õpilaste jaoks. Ma ütleksin, et õpilaste jaoks on president selline inimene, kelle juurde tulla, kui tal on mingi probleem ongi. Ja ma leian, et president peab olema selline inimene, kes saab aru, et siin koolis ja üldse koolis ei ole nagu, see kool on siiski ikkagi meie jaoks lõbus koht, sest elu on lõbus ja elu peabki olema selline lihtne paik, kus olla ja et sul ei oleks muresid. Ja et just selline õpilasesinduse president peakski olema selline, kes saab inimeste muredest aru ja lahendab neid. Mis roll on teie jaoks õpilasesinduse presidendil kooli esindamisel? Kindlasti tema on see, kes kujundab õpilasesindust kõige rohkem. Et tema juurde võib alati minna, et tema saab kõige kergemini viia siis probleemid edastada juhtkonnale ja siis läbi tema leiavad probleemidele kõige kiiremini lahendused. Millised on teie arvates parima kandidaadi 3 kõige tähtsamat omadust? Kas parima kandidaadi üldse või konkreetselt nende 3 kandidaadi, keda me kuulasime? Parima kandidaadi, kes peaks saama õpilasesinduse presidendiks? Ma arvan, et ta peaks olema inimene, kellele meeldib korraldada ja juhtida, inimene, kellele meeldib meeskonnas tööd teha ja inimene, kes siiralt soovib ja tahab kooli teha paremaks kohaks meile kõigile. Ma ei ütle lihtsalt nime, ma loen ette. Mis see no? Neljapäeval 10. jaanuaril toimus Viimsi gümnaasiumi esimene avalik öö presidendite vaik, kus kandidaadid Viktoria Jefimova, Karita Loim ja Heidi Läärts kandideerisid õpilasesinduse presidendiks. Avalikul hääletusel valis koolipere Viimsi gümnaasiumi õpilasesinduse presidendiks Viktoria Jefimova ning asepresidendiks Karita Loim ja Heidi Läärts. Sind on just valitud õpilasesinduse presidendiks. Palju õnne! Aitäh! Milline on hetke emotsioon? Ma olen väga tänulik ja ma olen hästi õnnelik. Kuidas mõjutab sind see teadmine, et kaasõpilased valisid sind presidendiks? See kindlasti lisab palju rohkem vastutust ja samamoodi ka autunnet ka, et mind on valitud millekski nii suureks. Mis on esimene asi, mille sa võtad käsile või ette presidendina? Ma kindlasti sooviksin natukene muuta meie õpilasesinduse koosolekute korda ja samamoodi minna ka Viimsi kooli läbirääkimistele, sest et meil on plaanis paar koostööprojekti. On sul lõpetuseks midagi veel öelda? Ja ma tahaksin öelda, et olenemata sellest, et õpilasesindus korraldab palju üritusi ja et me näeme väga palju vaeva koolielu panustamisesse, siis ikkagi see on iga inimese ja iga õpilase enda vastutus, kui palju ta kaasa lööb ja kui palju ta võtab võimalustest kinni, et muuta oma gümnaasiumiaastad ilusaks ja meeldejäävaks. Aitäh, Viktoria! Edu sulle! Aitäh!